Nii, tere, olen Maila müstilisest maailmast. Nii, täna on natukene teistsugune saade meil. Ühesõnaga teen sellise väikse video. Mul on siin hunnik kadaka, lihvitud kadakapulkasid, millest tulevad siis trummipulgad. Niimoodi. Ja võtame siis selle ka. Niimoodi. Ma olen siin valinud välja pulgakesed ja nüüd ma hakkan siis neid trummipulkasid kõigepealt siis kaunistama. Et vaatame. Tavaliselt ma vaatan selle pulga iseloomu järgi, et milline pulk sellest tuleb. Et isegi need samused oksakohad on siin kõik ilusti muidugi siledaks lihvitud, aga need on väga head käeshoidmiseks sellised kohad. Ja siis siia otsa vaatan pärast, oleneb sellest iseloomust, aga osadele ma teen vilditud otsa ja osadele ma teen siis päris karusnahast. Niimoodi, et vaatan hundikäpa või jänesekäpa. Igal juhul, eks siis näha, mis on. Nii, ja nüüd on selline lugu, et arvatavasti jääb natukene peale ka siin selline suri. Sellepärast, et kui ma kasutan oma neid kullasepa tööriistasid siin. Nii, kusagile mul oli pandud otsikud. Ma tegin siin omal natukene ümber ja siis vaatame siit sahtlist omale ühed otsikud. Niimoodi. Mul on erinevad. Ühe jaoks mul on mõte olemas täiesti. Selle jaoks ma pean siis vaatama siia. Vaatan, kas see läheb siia. Või on või? See ei. Sellele pean teise pesa vaatama siia. No okei, ma võtan natukene suurema suuri. On ju siin neid igas suuruses. Kohe. Vaatame, kumb variant on parem, mis siia mahub. Nii, see on jälle liiga suur. Siis otsime järgmise. Ühelt maalt sai sealt kusagilt tellitud. No eks, kus ma ikka tellin kõiki asju. Päris kõiki ei telli muidugi sealt, aga väga palju asju saab temust tellitud. Nii, kohe vaatame, kas see siia otsa kinni jääb või ei jää. Sellele tuleb teine. Okidoki, siis otsin teise otsiku. Nii. Nii, sellepärast, et mul on enda trummidele on mul tehtud ise trummipulgad. Ja kuna ma kusagilt ei saanud ägedaid pulkasid, siis loomulikult tuli ise teha. Ja nüüd ma olen siis niimoodi sujuvalt on minust trummipulga tegija ka saanud. Sest et kui keegi on näinud, siis on jälle tellinud. Mis see on? Seda ma ei raatsi. See on see. Et siis on tellitud minu käest. Ja nii ma siis siin toimetan nendega. No täitsa lõpp. Okidoki, ma vaatan teise selle otsa. Sellel on normaalne surin. Nii, põhimõtteliselt ma võin proovida. Äkki selle graveerimise aparaadiga saab ka. Nii, võtame siis, teeme teise otsiku. Nii. Ja. Niimoodi. No, nii kõvasti kinni. Et ei saa kohe lahti. No tegelikult ju peab saama.
nii, no ütle nüüd. No võtame siis siit ühed näpitsad ja võtame selle lahti. Hopsti. Nii, selle sain. Nüüd võtan natukene suurema ja siis hakkab aukude tegemine. Nii, otsad siia valmis kohe. Ja võtta pärast. Niimoodi. Nõnda. Pean lülitama sisse selle. No võt, käisin väikselt laual ära ja lülitasin sisse. Niimoodi. Kuna mul on siin mõte, vaatame, kuidas see video välja kukub, kui ma siin väga suristan. Nii, mul on vaja. Ei, selleks on ikka tremelit vaja. Selle asjaga siin ei tee mitte midagi. Tegelikult see on graveerimiseks mõeldud. Mõtlesin just, et saan sellise väiksema pingutusega hakkama, aga paistab, et ei saa. Nii. Osad otsad on head, on hea vahetada, tõmbad selle natukene tagasi. Osadel on võtmevahetuses ja mulle üldse ei meeldi. Sellepärast, et kes ikka tahab raskemat varianti. Nii. Nice. Nii. Mul käis siin üks külaline ja ta pakkus välja sellise asja, et teeb oma kanalile, tal on ka igasugused meisterdamised ja et ta teeb oma kanalile ühe ja teise ja kolmandaga teeb neid saateid ja siis ta küsis, et kas ma olen nõus ka. No okei, olin mina siis nõus ilusasti ja käis tema mul eile siis siin ja tegime ühe toreda saate. Nii et näis, ma arvan, et mingi ajal paneb kõigepealt selle enda kanali peale ülesse. No näed, siit ma sain ühe puurikese. Niimoodi, mis sobis. Ja siis selline päris tore päev oli selle salvestusega seoses. Et siis pidi saama minu kanali peale ka ülesse. No näis, vaatame, kas saab või ei saa. Nii, kasutame oma kullaseba tööriistu ka siin natukene. Nii, väike surin, nüüd läheb surinaks, nii et selle ajal, kui ma suristan, siis te mind ei kuule. Ma teen siia augukesi. Nii, vaatame siis saba juurde ka natukene rohkem augukesi.
Nii, masin kinni, siis on jälle, saan jälle juttu ajada. Ühesõnaga, need augukesed on mul vajalikud selleks, et ma saaksin pärast panna siia sisse kleepida pärlikesi. Nii, nõnda. Nii, siin on üks natukene suurem pulk. Vaatame, sellel oli vist niipidi. Kohe vaatan. Jah, nii on mugavam. Nõnda, mõnedele pulkadele ma joonistan. Joonistan sellepärast, et ma hakkan siia panema kive. Vaatan kohe, missuguse kivi ma siia panen. Tegelikult mul on siin maru lahe selline silmakujuga kivi. Vaatame. Äkki siia sobib see. Ei, see ei lähe. Ma muidugi vaatan siit, kuidas see loodus seda puud on lihvinud siin. Niimoodi. Või kujundanud. Jah, see isegi läheb. No näis, eks vaatame. Kõigepealt joonistame siia ette selle koha, mille järgi tuleb hakata seda süvendust tegema. Nii. Ja siis on mul vaja teha siia selle joonise järgi üks augukene, silmakujuline augukene. Ega need oksakohad on tegelikult suhteliselt sellised kapriissed. Nii, vaatame, mis siit veel, mis me siit saame panna. Ma kasutan täiesti mõnede pulkade tegemise juures täiesti päris neid tsirkoone ja mõnedel kasutan siis poolvääriskive ühesõnaga. Vaatame, kuhu see istub. See võiks istuda näiteks. Ja, leidsin talle koha. Nii. Nüüd on meil vaja jälle puuri. Muidugi mul on isegi parem teha, tegelikult mul on parem teha, märgin ära lihtsalt need kohad ja ma teen täiesti teistsuguse puuriga need. Seda muidugi teie ei näe, kui ma lähen sinna teise masina taha. Seal on mul parem teha nende erinevatega. Vaatan, äkki ma saan siin teha ka. Nii. Üksiti on mõned ettevalmistused. Ühesõnaga, ma seda töökäiku teile siin väga palju ei näita, sellepärast, et see ei ole eriti huvitav, kui ma siin nokitsen, aga igal juhul ma teen valmis. Ja siis ma teen teile ühe video veel, sellepärast, et mul on üks trummipulk on mul tellitud praegust ja mõned ma teen 1, 2, 3, 4, 5 tükki teen. Teen selleks ajaks, kui nüüd nädalavahetusel on see meeltevideovik. Nii et ma saan nad valmis, ma teen teile video sellest väikese ja siis te teate, kus kohas te leiate mind. Meeltevideovikul olen oma telgikesega seal. Olen seal muidugi kaarte panemas, aga ma võtan sinna need trummipulgad kaasa, siis kes tuleb sinna, siis võite tulla vaatama, võite tulla juttu ajama.
ja kes tahab, siis saab endale ka ägedad trummipulgad. nii et vot selline lugu. et praeguseks on kõik. nii et sellise väikse sutsaka tegin, sellepärast et lihtsalt muidu läheb meelest ära, on jälle valmis tehtud ja siis mõtlen, et noh, siis on mõttetu panna videot ülesse, kui on juba töö tehtud. aga vot niimoodi, mina tavaliselt aknast ei ole näha, vist ei ole. ühesõnaga väljas aga peab pimedaks minema ja nii nagu mul ikka käivad hood peale, õhtuti tuleb mul see tööisu peale, sellepärast et päeval on klientidega on toimetatud ja muud toimetused on ära ja siis tuleb see nii-öelda see kvaliteetaeg, millal ma saan teha igasugu toredad käsitööd. ja eile näiteks ma panin 1:30 öösel panin tapeeti. nii et kogu aeg on midagi teha ja elu on põnev, nii et teie ka elage enda elu põnevaks, kirjutage mulle siia selle video alla, et kuidas, mis teie teete, mis teie viimased projektid on olnud või mis on sellised projektid, mis on juba tükk aega ootamas, mis tahavad veel tegemist ja lihtsalt vaatame, päris põnev. nii et kirjutage, joonistage mulle ja üks asi veel, ma pean veel täna ühe asja ära tegema. järelikult ma teen vahepeal neid, siis ma hakkan tegema oma Facebooki, teen oma kanali nimelise Facebooki lehe. lihtsalt muudan oma selle teise ära vist, vaatan. nii et siis on teil lihtsam mind leida. nii et vaadake, jälgige. Tšau teile nii kauaks. aitäh, et te mul olemas olete.